praegu on siis 6. november ja lähen siis Leoga kohe jalutama, ma võtan mähku ära ja täna öösel tegi Leo esimest korda pärast siis seda, kui me tulime nüüd haiglast koju, siis ta tegi ka selle 7-tunnise une ja tegigi täna siis öösel magas 7,5 tundi, mis on nagu what the hell. Ja siis ärkas üles, oli tund aega üleval ja siis magas jutti veel põhimõtteliselt 3 tundi. Nüüd proovime, kas ta magab õues ka ilusti mingi 2 tunnikest. Siis oleks päris hea. Vahetan mähku ära ja panen riidesse ennast ja teda ja siis lähme vaatame. No nii, järgmine päev on. Ma ikkagi eile ei jõudnud pakke avada teile. Nad seisavad mul seal ikka veel enda toas. Lähen siis nüüd oma linnapäevale, kuna mul on vaja paari asja, mul on vaja Leo jaoks seda füsioloogilist lahust ja siis endale on mul vaja ühte sellist nagu näopuhastus mingit asjana, millega ma saaksin oma nägu puhastada, vaht, keel, vahet väga ei ole, mis asi, aga midagi peaks endale vaatama. Täna ma saan äkki siis teie jaoks selle ära avada need pakid, aga praegu esimese asjana lähen tankima ja siis lõunakasse. Vaatame, äkki saan sealt kõik asjad ära. Tegelikult mul oleks vaja nende mänguasjade jaoks, mis ma heigeldan, neid silmakesi ka, aga mõtlen, et Temust või Shane'ist või kuidas iganes seda inimesed nimetavad, Shane või Shane vahetele, et sealt nagu ma saan odavamalt need silmad, aga sealt jällegi ma peaksin nii kaua ootama, et kui ma praegu telliksin, siis ma ei saaks nagu neid asju heigeldada ja paar silmakest ju võiks osta tegelikult, aga ma ei tea, kus siin Tartust ma neid ostaksin. Ma arvan millegi pärast, et kuskilt Abakanist või ma ei tea, Kanga džunglist või kuskilt sellistest kohtadest saaks küll. Aga ma arvan, et ma täna sinna ei lähe, sest Leo jäi nüüd magama, aga kuna ta on praegu teinud tegelikult suht tublisti nagu niimoodi, et ta iga tunni pooleteist tegelikult tund aega on üleval ja siis maganud mingi pool tundi suht kogu aeg praegu, et siis ma ei julge teha nii pikka trippi. Ma tahaks tegelikult käia ka Rahvaraamatus, sest seal on praegu mingid soodukad ja mulle ju meeldivad raamatused. Mul saabki just see raamat jälle, nüüd uus raamat läbi. See Heks või Heks või mis iganes see on, mida ma siin vlogis näidanud ka. See saab mul varsti läbi, et mul on mingi alla 100 lehekülje veel. Ja siis järgmine raamat, mida mul on nagu TBR-is on see, et see Aitab draamast, see eestikeelne raamat, see on järgmine mul. Ja siis ongi juba niimoodi, et finantsraamatut ma ei hakka niimoodi lugema, et seda ma loen pigem niimoodi, et järk-järgult, tasapisi, et seda ma ei hakka niimoodi lugema, aga ja, ongi vaja uusi raamatuid. Mul on juba kõik läbi loetud, sest sellist just fun raamatut on vaja, et need, mis mul on praegu olnud, et need on need, mis mul on olemas, need ei ole fun raamatud, need on pigem sellised self-help bookid, et ma hästi palju endal neid self-help booke või raamatuid, enesearengu raamatuid, aga neid ma nagu praegu ei ole nagu tahtmist lugeda neid praegu, et praegu on just selline, et nagu nii on sumbune ilm, kogu aeg mingi uni ja värki, et siis ma nendega, ma arvan, veel rohkem uimleksin, et nagu muutuksin mega uniseks neid lugedes. Et ma pigem praegu loen rohkem neid funbooke. Jah. Okei, ma olen kodus. Ma ei saanud kõik käinud ja kus ma tahtsin, siis Leo siin hakkas kodus
nutma ja jooksid nutma ja siis ma pidin tagasi kiirustama, seepärast mul mehel oli kõne. Ja siis ta ei saanud takkudega toju. Aga ma nüüd avan need pakid, mis ma siin hiljuti olen tellinud. Et tellisin endale siis neid vitamiine, juuksevitamiine. Et minu puhul, minu teada need on aidanud juba. Kuule Riia, ei Riia, istu. Ja ma ütleks, et need on nii hea maitsega ka veel, nii et see ka juba annab boonuspunkte sellele. Aga ma võtangi siis tänased ära, polegi võtnud. Kas tahad ka kummikomme või? No igast eest tellisin siis need 2. Ja siis Temmust tellisin ka veel asju. No selle ma juba avasin, aga ma näitan siis teile. Ma pole midagi veel täitsa oma pakist välja võtnud. Kõik on nagu eelmis pakkides. Ma lihtsalt jätsin selle niimoodi siia pakki, et siis teile näidata. See on juba peaaegu nädal aega siin selles pakis seisnud, sest meil on leidnud aega igast asjast. Tellisin pintski sellise komplekti, sest tahtsin uusi pintsleid ja mõtlesin, et või proovime neid demo omasi, et need, mis mul praegu on Morphe omad, et mul neid täiega meeldivad, aga mul, jah, mõtlesin, et ma proovin siis neid praegu sellised täitsa tavalised pintslid, täitsa tavaline pintslite komplekt, sellised, need on tegelikult suht pisikesed, ütleks, et ma arvasin suuremad natukene. Aga suht pisikesed on. Sellised siis kõik. Ei tea, see vist ei fokuseeri niimoodi praegu. Nii. Jah, tõesti hea. Siis tellisin enda nende heegeldusprojektide jaoks siin asju. Sellised rõngad, mis ma ka tegelikult arvasin, et on suuremad. See on selline tellimus, mis nagu ma arvasin tegelikult, et enamus asjad on suuremad, kui nad on. Ja siis ongi, et selline väiksed rõngad puidust. Siis, et teha selliseid nagu karbikesi või selliseid hoidmisasju, on siis tellisin 2 pakki selliseid ringe. Aukudega siis, et ma saaksin heegeldada need niimoodi seinad. Siis üks selline, mis ma tegelikult arvasin, et on nagu mingi nagu nii suur, et siis beebipesa põhimõtteliselt teha. Ja siis 2 sellist ruudukulolist. Ja siis tellisin ka pintslite pesemiseks lihtsalt selle mati, kus on need erinevad mustrid. Ja siis see pidi Riiole olema mänguasi, aga jällegi on sellega see asi, et ma arvasin, et see on suurem. Aga see tuli nii pisi, nagu mis asi see on. Okei, jah, Riio saab sellega ikkagi mängida, aga see on nii pisike. Ja siis veel tellisin Riiole sellise asjaga. See on ka siis tema uus mänguasi. Oota. Selline on tema uus mänguasi ja siis see selline väike. Aga jah, see on selline flop tellimus, mis ma olen saanud. Ja siis viimaseks on siis põhimõtteliselt photoshootide jaoks, et ma saaksin teha valge selline suur lina, aga ma mõtlesin jälle, et ta tuleb nagu koos nende standidega, et ma ei lugenud lihtsalt, et jah, et see on ainult see lina osa. Ja ma pean eraldi need standid ka, või need jalad kuuma ja siis see pult, kuhu ma siis saan peale riputada. Et pean sellega tellima. Aga see kunagi tuleb ikka värk. Kuule Riio, mis teed? Sa tahad oma mängu asju, jah? Ta juba teab, et need on valle. Aga igastast jah, selline oli mu siis nagu see haun, mis ma tellisin siit paar nädalat tagasi.
ja nüüd, kui ma käisin Lõunaka, siis ma Juskist ostsin endale sellise suure kasti, kuhu ma saan siis põhimõtteliselt oma kas valmisprojekti panna või siis ma panen kõik lõngad siia, mis mul on. Ma veel mõtlen, mida ma teen. Et kumba ma teen. Ja siis ostsin ka, käisin Rimis veel ja apteegist ostsin siis neid füsioloogilist lahust Leo jaoks ja Riia. Ja siis ostsin endale selle näopesukeeli siis jah, see ongi kõik, mis ma siis ostsin. Jälle on uus päev, kolmapäev, 13. november. Ja me lähme Leoga arsti juurde 11.30. Kell on praegu 8.46 või noh, see kell on natukene vale tegelikult. Kui Lea varem ei ole ärganud, siis ma lähen äratan ta kell 10. Toidan ta, mähkuvahetus, riietevahetus, pakin ta kokku ja lähme arsti juurde. Ja pärast arsti, kui tal on hea tuju, siis ma proovin käia raamatupoes koos temaga, sest ma nii tahaks. Sest praegu rahvaraamatus soodukad ja taskus on ainult rahvaraamat ja kui ma juba sealkandis olen, siis võiks ju käia. Tegelikult tahaks juba veits jõululikumalt ka meie selliste eluruumi siin teha nagu jõululikumaks. Ja noh, selleks on vaja mingit dekoratsioone osta. Ma nägin TikTokis ülilahedad selliste nagu dekoratsiooni ideed, kus oligi põhimõtteliselt selle punase lindiga lihtsalt kappidele nagu tehtud sellised lipsukesed või nagu kingitused oleks. Ma mõtlesin, et ma teen äkki ka mingi, näiteks siin üleval on üks kapp selline, kuhu saaks teha. Mida nagu nii ei avata nii palju, ehk siis nagu see siin, seesama, et siia näiteks see lipsukene. No siia ma ei teeks, sest seda kasutanud nii palju, seda ma kasutan ka nii palju ja äkki siia. Et siia ka selline lipsukene, mis ongi nagu sellist 2. Aga ma ei tea, äkki see näeb veider välja, kui on ainult 2. Et siis äkki teeks siia ka. Siia ja siia. Sellised siit ja siit ja siis sealt ülevalt ka. Samamoodi, et 2 tükki siis siia, sest nagu eraldi seisev üksus näeb välja. Ja. Et ma ei tea. Ma hakkan siis endale hommikusööki valmistama. Ma ei tea veel, mida ma isegi söön. Meil on, ma näitan meiegi mu kappi, see on nagu full segamini. Ma tahaks mingi selle korda teha. Ma arvan, ma teen talle mingi võiku. See on kõige lihtsam, ma arvan. Ja mul sai eile õhtul sain ma oma raamatuga läbi selle X või mis iganes. See, mis ma eelmistes vlogides on näidanud. Ja nüüd ma hakkan siis lugema seda raamatut
mis ma ei tea, oktoobris kuskil ostsin seda Aitab draamast. Jah, et siis ma saan ka anda selle raamatu kohta tagasiside väikse. Mina ütleks, et see X-Hex oli selline 5 pallisüsteemist 3. Et nagu ma ütleks, et suht üksluine, väga midagi, noh. Selles mõttes seal olid küll mingi paar twisti, mida ma nagu alguses ei oodanud. Et no aga see on selles mõttes, et väga lihtne lugemine, et väga lihtsasti kirjutatud raamat, et ei ole mitte midagi rasket. Okei, mul saab siin kohe söök valmis, võikud. Panen sinna juustu ja kanasinki peale ja siis siin ma teen tavaliselt hommikuti endale sellest põhimõtteliselt mahlateed. Et on see mustsestra siirup, siis panen siia natukene suhkrut ja siis panen keevavee peale ja siis on selline tee mul hommikul. Siis need on mu võikud siin. Ja see seal on see raamat siis, et Aitab draamast, mida ma siis hakkan lugema. Mu see raamatu hoidja on nii kapsaks juba mul loetud. Siin on lihtsalt ära murdnud. Ega ma valutangi seda nii kaua, kuni ta siis päris kapsas on. Ma tegin endale ühe väikse kohviga, ühe šotiga, väikse jääkohvi ja mul käib seda ka jutu. Panen selle siia ja siis toon diivanile. Võtan oma asjakesed ka. Meil on nüüd Leoga siis arsti juures käidud. Käisime ka esimest kord sellisel shopping-tiirul temaga seal taskus ja ostsin endale ühe raamatu ja kuna mul on sünnipäev, siis sain veel soodukad ka raamatule, mis on eriti hea. Ja siis käisin nüüd toidupoes, ostsin pipart, sest meil ei olnud pipart ja Hevendi limonaadi endale ja siis veel sinki, et siis ühte seda hommikusöögiks ühte sellist omletid asja teha. Ja nüüd sõidan siis koju. Selles mõttes, et see nädalavahetus või see reede oli hea. Oleks olnud eelmine aasta reedel mu sünnipäev, oleks veel parem olnud. Aga see reede on siis mu sünnipäev 23. Juhu. Ja ma ei tea veel, mida teha. Ma ei tea, see aasta tundub see sünnipäev kuidagi nagu, et ei tea, kuidagi nagu üldse ei keri. Ma ei tea isegi miks, aga selline tunne, et nagu ei olekski sünnipäev tulemas nagu nii selline mih. Aga iga aasta suht mih, sest mu sünnipäev on lihtsalt sellisel ajal, mis ei ole väga kiita. Nii, olen juba käinud Leoga elutamas ja siis uuesti teda üritanud panna õue. Ja nüüd hakkasin siis sööki tegema, riisi ja paneelitud kala ja siis lõikan selle porru ka veel sügavasse. Leo siin istub mul ja kuulan jõululaulu, sellepärast, et ma ei tea, mul on täiega selline jõulutunne tulnud. Nii, nüüd on enam-vähem valmis, et kalamari on seal
ja siis punaanriisi koos sibula ja puljongikuubikuga. Ja siis on kõik valmis. Siin nüüd editin seda ja olen vahepeal natukene tõbiseks jäänud, aga tahtsin lõpetada seda vlogi, kuna ma ei ole siin viimased paar vlogi tegelikult üldse lõpetanud isegi vloge, nii et nüüd ma tulengi siia, et lõpetada see vlog. Aitäh, et vaatasite, loodan teile meeldis selline väike vlogikene ja pange like, pange subscribe ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!